Täna on eetris jälle Osteopaatia Akadeemia podcast ja mida me täna teemaks valisime, on naised. Meie vastuvõtul käib päris palju naisi. Nad on erinevad ja nad on erinevate muredega. Ja tänane podcast ongi just pühendatud naistele. Ja oluline on naiste tervis, vähemalt minu kui osteopaadi jaoks. Aga ma küsin teiste osteopaatide käest ka, et kas naiste tervis on oluline ja kas on üldse vaja naiste tervisest rääkida? Ragnar? Naiste tervis on oluline, sellepärast, et kui kodus emal on paha tuju, siis on kõigil paha tuju. Kui naisel on tervis tuksis, siis kannatavad kõik selle jama all ju. Olen nõus. Kes ümber on. See on oluline. Kas sa, Marika, soovid ka täiendada? Ma olen täitsa nõus, et see, mis energia naisel on, milline energia naisel on, see mõjutab nii tema peret kui laias mõttes kogu maailma. Et selles mõttes, et mida tervemad naised on, mida õnnelikumad naised on, seda ilusam maailm meil on. Just. Ja näiteks minul on isegi abikaasa, siis meesterahvas pärast naise osteopaadi juures käimist kirjutanud, et ta on nii rahul. Naine on palju rahulikum kodus, et ma hakkan teda iga kuu teie juurde saatma. Et igal juhul kodurahu võitis. Miks just meie naistena või siis ka osteopaatidena oleksime just need õiged inimesed, kes naise tervisest rääkima peaksid? Sellepärast, et osteopaadid vaatavad keha kui tervikat. Osteopaat ei vaata üksinda munasarja ja üksinda emakat, kilpnääret või hormonaaltalitlust. Meie haridus lubab vaadata kui tervikut ja analüüsida läbitud elu ja mida see keha kõneleb. No, mina kui osteopaat oskangi ainult osteopaatia vaatevinklist toetada. Et ma saan rääkida sellest, kuidas mina saan toetada siis naisi läbi selle, mida mina olen õppinud, mida ma olen elus teada saanud, mida ma ise olen läbinud. Ja naisena võib-olla on kergem toetada nendes valdkondades, kus ma ise olen siis sügavalt läbi käinud ja võib-olla tean ühte variantidest seda teekonda, kuidas sealt välja tulla. Jah, et üks pool on see, et me oleme osteopaadid, teine pool on see kindlasti, et me oleme ka naise erinevad arenguetapid läbi käinud. Ja naised ja emad ja just nimelt. Lapsed ja meil on erinevaid rolle juba tänase päevani olnud. Nii et see elukogemus täiendab osteopaatia kutset. Ja teadmisi. Aga räägime sellest poolest ka, et kas tavapäraselt teie jaoks naised räägivad enda tervisest või nad on pigem sellised nagu ühed keskmised Eesti mehed, suu kinni, vaikselt, kannatavad kõik ära, sellepärast, et on vaja lastega toimetada, on tubli pereema vaja olla. Naisi on erinevaid. Nii tuleb on väga avatud, räägib oma lugu mõne käest, küsi 3 eri variandis, et ühe targa vastuse saada. Nüüd käib väga erinevaid. Ja mõne jaoks on valu läinud nii suureks, et tal ei anna enam kannatada. Et ta ei saa enam vait olla rohkem. Ta ei saa enam vait olla ja siis ta satub siia osteopaadi juurde ja siis võib-olla tulebki välja, et kuidas ta on ennast ära kaotanud või kuhu ta oma elus jõudnud on, et miks see keha niimoodi valutama on hakanud. Kas sa, Marika, oskaksid mingi näite tuua siia juurde, et ka meie kuulajad saaksid täpsemalt või selgemini aru, et mida see enda ära kaotamine naise tervisele võib tuua? No, paljud naised, kui neil on väiksed lapsed, siis need lapsed muutuvad nende jaoks väga oluliseks. Või kui naine
abiellub või läheb suhtesse, siis see suhe ja see mees võib muutuda tema jaoks väga oluliseks ja selle taustal võib ära kaduda see, et ka mina olen oluline. Et endaga enam ei tegeleta nii palju. No lähtutakse rohkem siis kas lastest või lähtutakse oma kaaslasest, tema heaolust või laste heaolust. Et teised on justkui tähtsamad. Ja see, mis mind tegelikult rõõmustab ja hinge helisema paneb, see ei ole enam oluline. Ja järjest rohkem surutakse ennast alla, järjest vähemaks jääb rõõmu, kuni ühel hetkel need kohustused, see, mis ma tegema pean, muutub nii suureks, et see, mida ma teha soovin, kaob sinna taha ära täiesti. Ja siis õnneks on keha siis see häirekell, kes hakkab kella lööma ja valutama ja ütleb, et stopp, kus sa oled? Lausa jalgu trampima, valutama, paistetama. Et eks me ise naistena, vähemalt ma saan ise endast rääkida, oleme ka elus olnud sellisel teel, et vahepeal ununed ise ära, kõik muu tundub maailmas tähtsam, vaja on jõuda palju asju tehtud erinevates valdkondades ja lõpuks on see, et enda jaoks ei jää aega ja tervis kannatab. Elu tundub nii lühike, ma tahaks maksimaalselt palju ära teha. Ja, see on hea, mis sa ütlesid, et ma siin mingi aeg tagasi tahtsin nädalaga teatud asjad ära teha ja siis vaatasin, et ma ei oska meil päevakava kokku panna, et okei, et AI on ju nii tore asi, mis aitab ja palusin tal nädalakava kokku panna, et need asjad on vaja ära teha. Ja siis ta teatas mulle, et mõistlik oleks seda 3 nädalaga teha. Nii et võib-olla... huvides. Jah. Minita aega. Et kui tahta endale ärevust tekitada, siis pole paremat viisi selleks, kui tegevusi üksteise otsa panna ja oluline seal juures on see, et kui ma praegu tegelen millegagi, siis ma oma mõtetega oleksin juba järgmise tegevuse juures ja siis veel järgmise tegevuse juures. Ja siis pahandad ka endaga, et miks ma nüüd kohe õigel ajal valmis ei jõudnud. Ja miks kõik ideaalselt välja. Ja tegelikult ma tahan, et kõik oleks tehtud juba eile ja ma ei anna endale võimalusigi ühegi tegevuse juures kohal olla, sest mu mõtted juba jooksevad. Sest kõik, mis on vaja veel ära teha, just. Et see... Mina ütlen, et see on tavalisel naistel meestega võidu jooksmise sündroom. Väga ilusti öeldud. Naine püüab sama tempot hoida, mis meestel on antud, või siis veel kiirem olla. No selline on naiste ülesanne on olla, meeste ülesanne on liikuda. Kui naine selle ära unustab ja jooksma läheb, siis me ootame kabinettidega. Sa mõtled neid olukordi, kus siis kodus on 2 meest ja siis võistlevad oma vahel. Jah, mõnel on pikem pats lihtsalt. Ja tihtipeale naine on siis kõvem mees, kui mees ise võib-olla kodus ongi. Jah, ka mina olen täpselt. Ma usun, et paljud, kes praegu kuulavad ja vaatavad, on mingeid fragmente ka endas ära tundnud. Aga Kaidi, kas oskad öelda, milline naine siis, mis on siis erinevus, milline naine peaks siis olema sinu vaatevinkli järgi? Naine, nagu Ragnar ütles, on olemises. Jah, kes lihtsalt oskab olla. Olla ilus, olla hooliv, armastav. Mitte, et homses päevas ja tulevastes tegemistes või mineviku valus kinni. Kas see on siis see, et ma olen endas? Just nimelt, et sa oled endas. Ja ma olen olemas iseenda jaoks ja liigun omas tempos. Ja kindlasti see ka, et meil on igale erinev tempo ja kui me võtame erinevaid eluetappe, erinevaid aastakümneid, siis see ka erineb. Nägin, kuidas istusime kohale, aga Kaidi veel ei teinud, tal on teine tempo. Hea tähelepanek. Ja, aga tuleb lubada lihtsalt olla. Hea tähelepanek. Me rääkisime sellest, et naine on oma olemises ja tihtipeale on ta hoopiski ennast igale poole ära unustanud, ära kaotanud. Laiali laotanud on just see õige märksõna, millest ma rääkima tahtsin hakata. Et võib-olla hästi lihtne on niiviisi aru saada, et
mitme lapse emana, abikaasana tihtipeale mõeldakse ja muretsetakse ette, laps peab minema kooli, tal peab olema matemaatika ülesanded kodus ära tehtud, tuleb veel kontrolltöö ka, ema kõik mõtleb, aitab ära teha seal mingid ülesanded, siis veel mõtleb, et kas ta saab sellega hakkama koolis, et on kogu oma olemusega justkui lapsel kaasas. Või siis teine laps, et kehalise kasvatuse tunnis ei saa hästi hakkama, siis ta oma nii-öelda südames hoiab kogu aeg lapsele nii-öelda turvapatja, et ta kenasti hakkama saab seal. Aga energiamaailmas tähendab see umbes seda, et sa annad tüki endast ära. Et sa annad sellele matemaatika kontrolltööd tegevale lapsele näiteks oma käe kaasa, et ta paremini kirjutada saaks ja tükikese mõistust, et ta paremini asjadest aru saaks või siis teisele, kes kehalise kasvatuse tunnis vajab natukene tuge, et annadki talle seal nii-öelda seda hüppevõimet juurde, kiirust juurde, oma mõttes toetad teda. Võib-olla see on natukene kummaline näide siia juurde, aga tõesti, kui sa laotad ennast igale poole, oled Poneeriks sulle selles mõttes, aga ema ülesanne ongi oma lapsi hoida, toetada, sest tegelikult energiamaailmas ju, kui ema oma musiga last kooli saada, siis neid lapsi kiusatakse. Sellega ma olen nõus, aga see on kodus. Saavad alanduse. Aga kui ema on kaasas, täpselt seda piiri tuleb tajuda, et mitte lapsel seljas olla, vaid natuke kaasas. Ja just, et natuke kaasas, aga mitte, et sa oled kogu aeg kaasas. Ja, et sa annad selle võimaluse, et mida vanem laps on, mida rohkem on ta juba oskavas või omandanud, et tal oleks iseseisev võimalus ise oma eluga hakkama saada, kuidas ta õpib muidu. Ja ise vastutust võtta. Just nimelt. Ja tegelikult ei saa ema kõikide asjade eest alati vastutada, mis lapsega juhtub. Ema asi on hommiku laps. Teile saata. Hommikupudru teha ja musi kaasa anda. Ja usaldada. Aga mis siis juhtub naisega, kui ta ennast laiali laotab? On ju erinev, kas naine laotab laiali laste vahele, naabrinaiste vahele, sõprade, meeste vahele, et need on kõik erinevad ja need on erinevad diagnoosid. Ja töö juurde võib ka ennast ära kaotada, et ei olegi muu maailma jaoks olemas. Selle jaoks on meil osteopaatidele psühhosomaatika, algoritmid, protokollid, mis aitavad kokku tõmmata iseennast ja enda telje peale tagasi tuua. Just, et aru saada, kus ma olen, mis ma teen ja kuhu ma jõudmas olen oma tegevusega. Või kus ma üldse tahan minna. Just. Hästi palju kahjustavad meie hirmud, eks ju. Et naistel võib olla palju hirme, nad kardavad, et nende lastega midagi juhtub. Nad kardavad, et võib-olla nende kaasa võib neid hüljata. Nad kardavad, et rahaliselt ei saa hakkama. Väga palju hirme võib olla. Ja siis nad lähtuvad oma käitumisel mitte sellest, mis neid rõõmustab ja mis on nende valikud, sellepärast, et ma armastan, vaid nad lähtuvad sellest, et mul on hirmud. Jah, ma kardan. Mitte, et ma armastan, vaid ma kardan. Ja see on nagu iga hirm, meie kehas on nagu suur auk, kus või blokeering, kus siis energia välja jookseb või mis tekitab mulle valu ja probleeme. Ja kuidas siis ületada enda need hirmud ja need pingekohad, need klammerdumise kohad, et kuidas tulla sealt välja, et see on ka see teekond, mida osteopaatias me saame tegelikult toetada. Just nimelt ja kõik need hirmud, millest sa rääkisid, need väljenduvad ka kehas erinevate vaevustena. Nad peatuvad seal, kuni nendega tegelema hakatakse. Need hirmud võivad olla siis kas kõhuvalud või
peavalud mis iganes, või on muutused hoopiski naiselikes suguelundites, hormonaaltalitluse häired samamoodi. Et need on väga erinevad, kuhu siis kõik need hirmud ja stressid salvestuvad. Ja kui päris vaadata neid standardeid, mis siis tänapäeva naisele nagu ette seatakse, et sa pead olema ilus, sa pead olema nooruslik, sa pead tegema sporti, sa pead olema hea ema, kodu peab olema puhas, sa pead olema elukutses või kus sa töötad edukas, et sa pead olema igas valdkonnas väga edukas ja andekas ja sa ei tohi väsida. Ja sa pead olema energiline ja rõõmus ja vihastada ja kurb olla, see pole üldse nagu populaarne või aktsepteeritud. Ja no katsu siis sellises olukorras endaks jääda või katsu sellises olukorras siis terveks jääda. Ja, sest seal on palju. Selle valu ja hirmu kõik vaagnasse. Ja kõik on need, mis Marika just välja tõi, kõik on need jälle mul läks peast ära. Nii ilusasti tahtsin ütelda ja siis ma jäin kuulama meie Ragnat, et mida ilusat Ragna räägib. Lihtsalt räägin, et naised, kui nad ei väljenda ennast, kui nad ei räägi enda muredest, siis need ladestuvad kõik vaagnasse. Kellel emakasse, kellel munasarjadesse, kellel põie ja kusejohadesse, erinevatesse kohtadesse. Vaagen muutub liikumatuks või me ütleme niisugune betooniks ja rüht muutub ja kõik hakkab järjest muutuma. Just nii. Et see tervise seisukohalt, kuhu see pinge kehas tekib, on ka palju sellest sõltuvalt, millise tähenduse ma annan sellele olukorrale, mis mulle valu valmistab või pinget valmistab. Ja et mis tähenduse ma annan sellele olukorrale ja vastavalt sellele siis ka see mõjutab, millist kehaorganit see meil siis mõjutab. Täpselt nii. Et võib juhtuda nii, et kahe naise elus on sarnane olukord, aga nad annavad täiesti erineva tähenduse sellele olukorrale. Ja, et ühe jaoks on see selline, et elus ikka juhtub, mis siis? Ühe jaoks on võib-olla vabanemine, teise jaoks on katastroof. Ja ta mõtleb selle peale ööd, päevad, nädalate viisi. Ja survestab ja pingestab keha. Ja see tähendabki seda tegelikult, et keha teatud piirkond läheb nii tugevasse pingesse, ta läheb hästi tihedaks, seal ei toimu enam verevarustust, lümfivarustust ja see võib tiheneda ka täiesti kasvajani. Täpselt, sellepärast, et igasuguste pingete ja blokeeringutega ongi mõistlik regulaarselt käia osteopaadi juures. Veel parem hankida endale oma lemmik osteopaat, nii nagu peredel on perearstid, võiks olla ka osteopaat, kes teab su pere, kes teab su elu ja toetab vajalikul hetkel. Me oleme nüüd hästi palju sellisest üleüldiselt naiseks olemisest rääkinud. Äkki me räägime sellest ka, et milliste vaevustega on naised oodatud osteopaadi juurde. Natuke me mainisime, aga kindlasti on veel. Hakata juba sellest murdeeast, pubekaeast pihta. Kui tüdrukust hakkab naine saama ja see ei ole mugav protsess, kui see on valulik, kui sellest tekivad erinevad vaevused, juba siis tuleks pöörduda osteopaadi juurde. Sest see ei ole okei, et tüdrukud valutavad nii oma selga, kõhtu kui pead. Seda ei pea kannatama. Ja, et valu ei ole okei, et kindlasti kõik noored neiud, kes on mures oma valuliku menstruatsiooniga, et valu kannatamine ei ole okei ja selles suhtes on hea külastada osteopaati.